Tere kõigile! Järjekordne nädal on möödas ja möödunud nädala võtmesõna oli ainult üks – pandeemia. Pandeemia domineerib kõiki vestlusi, kõiki arutelusid, mis toimuvad Euroopa Parlamendis, ka Eestis. Püüdsin korraldada eelmisel nädalal arutelu digiteemadel, kus osalesid ka president Ilves ja Triin Mahlakõi ja ikkagi lõpetasime pandeemia ja koroonaviirusega, kuidas saab kasutada digilahendusi selleks, et vaktsineerimine oleks efektiivsem ja koroonaga võitlus oleks efektiivsem. Euroopa Liidus on tehtud mitmeid poliitilisi otsuseid. Sotsiaaldemokraatide poolt võin ma öelda, et Euroopa Liidu ja Eesti sotsiaaldemokraadid on seisnud selle eest, et eraldataks finantsvahendeid mitte ainult majandusele, vaid ka inimestele. Nendele inimestele, kes vajavad täna rahalist toetust kõige rohkem, selleks, et ellu jääda, selleks, et hakkama saada. Olgu need töötud, olgu need ajutiselt töö kaotanud inimesed, need, kelle palk on vähendatud, noored töötud, neid valdkondi ja neid inimesi on palju. Ja nüüd on juba iga valitsus otsustada, kas ja mismoodi nad suudavad kasutada ja oskavad kasutada Euroopa Liidu poolt eraldatud vahendeid selleks, et abistada oma inimesi. Eesti numbrid on katastroofilised. Belgia on 5 kuud elanud eriolukorras ja selle 5 kuuga on Belgia saanud numbrid kontrolli alla. See ei tähenda, et Eesti peaks kopeerima teiste riikide kogemusi sõna-sõnalt, aga midagi tasuks õppida. Kui me tahame saada numbrid kontrolli alla, kui me tahame, et meie haiglad oleksid jätkusuutlikud ja meie arstid suudaksid töötada, siis aeg on võtta tarvitusele väga karmid ja väga konkreetsed meetmed. Alustage maskidest. Maskid peavad olema kohustuslikud. Ja samuti peab olema see riigi ülesanne tagada, et igaüks saaks endale võimaldada maski. Minu üleskutse, lõpetage ühekordsete maskide jagamine ja jagage inimestele mitmekordseid maske, mida saab pesta, mida saab triikida ja mida saab korduvalt kasutada. Ma kardan, et Eestit ootavad ees veel paar rasket nädalat. Ma pöördun ka kõigi poole. Palun kandke maske. Palun liikuge väljas nii vähe kui saab. Palun hoidke oma kontaktid nii minimaalsed kui saab. Nii saate hoida ennast, oma lähedasi, teile kalleid inimesi ja ainult nii saame ükskord pandeemiast võitu. Olge terved!